What up? Ma olen Gregor ja tere tulemast tagasi Gregori Batuudi koolituskeskuse teise osasse. Täna on mul teile midagi väga erilist varuks, aga nii huvitav video puhul me ju ei saa lihtsalt Batuudini kõndida, vaid teeme midagi, mis on juba YouTube'ide rahvale vana asi ja tuttav asi ehk teleporteerume. 3, 2, 1. Wow. Aga täna on lausa nii eriline video, et selle jaoks ma vajan erilist sõiduvahendit. Tõukeratast, millega ma siis õpetan teile täna tailwhip'i ja selilüppamist. Pujaka! Esimeseks etapiks on siis saada selle värgimisega hüppama. Kui eelmises osas ma tegin nalja selle hüppama saamisega, siis sellega on reaalne timm. Ma ei tea, kas ma siiamaani saan selle hüppama. Kurat küll. See ei ole lihtne, ma räägin teile. Kutid, ma sain hüppama sellega. Yeah. Aga jah, esimese trikina oligi siis tailwhip ja kui oled hüppama ära saanud, siis see vesitab ära. Pole mitte midagi muud, kui pead hakkama järjest tagumise jalaga lihtsalt seda lauda lükkama ja mul putukas mu kõrva ääres. Ja siis proovidki niimoodi. Mitu korda lihtsalt niimoodi, et saaksid selgeks selle, kuidas lauda tuleb lükata jalaga. Siis läheb batuudi peale. Oh, issand, putukaid nii välja. Ja proovid hüpates lükata. Näed, ei saanud välja. Nii. See on raske. Ja ups. Nägin seda praegu hüpet, jah. Aga kui sa oled selle ühe korra ära teinud, siis sa ei saa öelda, et sa oskad seda, sest sa võid iga kell uuesti failida seda. Sa võid selle asja lukku saama endale. Ja sa arvutadki niimoodi mitu päeva järjest. Iga päev, aastaid. Iga päev hüppadki lihtsalt ja teed tailwhip'e. Ja hops. Sissand. Ja hops. Nii, teiseks asjaks, mis ma teile kavatsesin õpetada, on siis tõuksiga koos selli lõppamine. Esimene etapp on jälle sama asi. Pead saama hüppama. Hopadi. Ja kui sellega hakkama saanud, ootame tasakaal ära nii, siis proovisid sellile kukkuda tegelikult. Proovi kõigepealt ilma tõuksita. Nii on natuke lihtsam ikka alguses. Proovi lihtsalt hüpakan ja siis sellili. Ja kui sellega saad hakkama lõpuks peale mitut kuud harjutamist, siis võtke see värgindus ja prooviks sama asja uuesti. Oi, ja vahepeal juhtub nii, et lööd korra laua vastu jalga ära. Ei, see oli valus. Nii siis, hüppad on ju. Hüppame. Ja siis proovid selline vanduda nagu hopp. Kõik lapsevanemad, kes te vaatate, ärge oma lapsel elu sees laske tõuksiga batuudil minna. Jube ohtlik, mul praegu tõuks peaaegu peale kukkunud. Aga lapsed, kui teie ema, isa ei näe seda, siis tehke seda. Gregori soovitused. Ja need ühe korra feilis, ma ei saanud püsti, siis proovime uuesti. Murrad tuu ära, proovid uuesti. Surred ära, proovid uuesti. Sa issand. Ja uuesti. Oho, peaaegu. Oho. Proovime uuesti, ma ei ländinud perfektselt lõpus ära. Peab uuesti tegema. Ja hopp.
Ossa, issand jumal, see on raske ja opsti. Millest ma räägin? Kui ühe korra tuleb vipp välja või trikk välja, siis teist korda ei pruugi. Ma üritasin praegu teil vippi teha ja jumala metsas. Käsi minema. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seat. Jumala eest, lapsed, ärge niimoodi oma asjadega tehke. Asju ei tohi loopida. See, mis ma praegu õpetasin, see on vale. See on vale. Ärge asju loopige. Mõelge, Aafrikas lastel ei olegi asju. Nii et ärge niimoodi tehke. Ma lähen toon oma tõuksi ära. Aga kui oled mõlemad selgeks saanud, nii selilüppamise kui ka tailvipi, siis proovi kõike koos teha. Ehk siis näiteks alguses hüppa selili ja siis te tailvip. Ja opsti. Oho. Asju ei tohi loopida. See, mis ma praegu õpetasin, see on vale. See on vale. Ärge asju loopige. Ja nüüd tuleb aplausi koht jälle. Ja kui see kombo tuli välja, siis proovige teistpidi ka. Ehk enne vipp ja siis selili. Kurat, see võib raske olla. Ma igaks juhuks ütlen ära, et tõuksiga ma olen hüpanud batuudi peal maksimum kuu aega, maksimum nädal aega. Ma nagu just kohe, kui mul selle video idee tuli, siis ma hakkasin tõuksiga batuudil hüppama ka. Sest ma ei ole nagu varem hüpanud, nii et ma õpin praegu koos. Nagu seda, mida sina õpid praegu, õpin ka mina. Aga nii, proovime. Nägid Emps, jah? Emps nägi. Aga kui eelmises videos ma oskasin eputada ka mingi trikiga, siis selle masinaga ma ei oska mitte midagi muud teha, sest ma nagu just rääkisin, ma ei ole sellega varem hüpanud ega midagi teinud. Nii et tahate äkki meile koera näha? Roks, tuli siia. Roger. Näete, jälle mu nummi kutsa. Mul öeldi, et miks ma oma kassi videotes ei näita, miks ma nüüd koera näitan, siis vaadake YouTube'ide videot, seal näete mu kassi ka. Aga ma ei tea, kass magab kuskil, ma ei saa teda näidata. Ma saan koera näidata. On juba igine. Täna räige pala päev on ja kell on ka räme palju juba tegelikult. Kohe läheb pimedaks ja putukad on väljas. Aga suured tänud vaatasite videot. See oli juba teine osa batuudi koolitusele. Arvatavasti see ei tule nii, aga esimene osa, see on nagu selline tüüpiline. Aga miks ma ilana? Roks, mis tegid? Aga kui tahate veel batuudi koolitusosasid, siis kirjutage alla trikke, mida ma õpetaksin. Tegelikult seda tõuksivärki ei öelnud mitte keegi. Ma ise tulin selle peale. Aga vist ei olnud mitte keegi. Ma ei julge oma pead selle peale anda. Aga näeme siis järgmises videos, ehk siis mis tuleb umbes täpselt nädala aja pärast. Kindlasti minge vaadake ka YouTube'ide kanalit, kus olen siis mina, Kaspar, Marti, Carlos, Rauno, AK Sniff. Näeme siis kas seal YouTube'ide kanalil või siin kanalil. Nii et Roks, tahad ka tšau öelda või? Tšau! Bye! Jalgalatti muhedad. Jou!